Sideandmed. Digitaalne jalajälg, mille abil avastada ja lahendada kuritegusid ning leida kadunud inimesi, aidata nii ohvreid kui ka teisi abivajajaid. Lihtsamalt öeldes on sideandmed sellised andmed, millega saab tuvastada mobiiltelefoni või sülearvutit ja nende kasutajat. Sideandmed on näiteks telefoninumber, IP-aadress ja millal ühendus loodi. Sideandmete põhjal ei ole võimalik näha sisu ehk mida inimesed omavahel on vahetanud. Mis juhtub, kui sideandmeid ei saa kasutada? Elame digiühiskonnas, kus suur osa ebaseaduslikust tegevusest toimub digitaalselt või tehnoloogiliste seadmete kaudu. Kaasaegne kuritegevuse vastane võitlus eeldab seetõttu ka digitaalsete tõestusmaterjalide olemasolu. Kui neid pole, võivad avastamata või tõendamata jääda nii mõrvad, narko-, inim- või relvakaubitsemise juhtumid, lastevastased seksuaalkuriteod, terrorism, küber- kui ka majanduskuriteod. Leidmata võib jääda nii mõnigi kadunud inimene. Sideandmeid tohib kasutada vaid põhjendatud juhul ja kohtu loal. Inimeste andmed on kaitstud. Prokuratuur ja kohus teevad järelevalvet kriminaalmenetluses sideandmete päringuks loa taotlemise ning andmete kasutamise üle. Kuigi sideandmed pole ainsad tõendid, on neid kokkuvõttes õiguskaitseasutustele ja prokuratuurile tarvis kurjategijate tabamiseks ning ohvrite ja teiste inimeste aitamiseks. Kui inimene on mõrvatud. Sideandmed võivad olla kurjategijate tuvastamisel hädavajalikud. Nende abil saab välistada ka inimesed, kellel puudub seos kuriteoga. Kahtlusalune on olemas, kuid tema mõrvajuhtumiga seostamise tõendamiseks teavet napib. Uurimisasutus peab kohtult sideandmete kasutamiseks luba küsima. Andmed võivad osutada kuriteo toimepanijale või tegutsemise viisile. Näiteks võivad uurijad kahtlusaluse tehtud kõnede aja ja koha järgi teada saada, et ta viibis mõrva hetkel sündmuskoha läheduses. Sideandmete abil saab üles leida ka peidetud tõendeid. Sideandmed on kurjategija leidmisel olulised asitõendid. Kui inimest on interneti teel petetud. Tuhanded inimesed üle Eesti saavad tuntud panga nimel saadetud petukirja, kus palutakse lingi kaudu sisse logida. Sisselogimisel annavad inimesed kurjategijale PIN 1 ja PIN 2 koodid, mille abil ohvrite kontodelt raha ära võetakse. Küberkurjategija tabamiseks tuleb uurimisasutustel teada saada petukirja saatnud IP-aadress, mille abil on võimalik tuvastada IP-aadressi omanik ehk võimalik kurjategija. Sideandmed, nagu näiteks IP-aadress, on digitaalsete kuritegude puhul teatud juhtudel ainsad tõendid, mis aitavad kurjategijate isikuid kindlaks teha ning kuritegu tõendada. Kui inimene on kadunud. Laps jääb teel koolist koju kadunuks ja on alust arvata, et tema elu võib olla ohus. Sideandmete abil on võimalik lapse umbkaudset asukohta positsioneerida. Kadunud inimene leitakse andmete abil kiiremini üles. Sideandmed aitavad õiguskaitseasutustel jätkuvalt tagada ühiskonna ja elukeskkonna turvalisust.